Jou rahvas, olete tulnud uuesti minu YouTube'i kanalile. Täna on meil reede 14. august. Tahaks öelda teile Guten Morgen, aga ma ei saa seda teha. Teate miks või? Kell on 17.59. Kell on juba õhtu. Liisu lõpetab tunni aja pärast töö, lähme talle järgi. Ja siis, nagu lubatud sai, näitame teile, mis toiduained me ostame, palju me sööme, mida me sööme, kui palju raha sellele kulub. Ning ja, söön ära, pakin asjad. Lähen võtan Liisu peale, siis me käime korraks joome kohvi tiimikaaslastega ja siis saab vaadata juba edasi. Peaks jõudma küll poodi, ma arvan. Täna vastame ka küsimustele, mida te olite küsinud meil Instagramis. Need oli päris palju, ma mõtlesin alguses, me teeme üldse Q&A video eraldi, aga samas nüüd saan aru, et võib-olla pole nagu pointi ja võiks video sees vastata. Räägin veid sellest ka, mis nädala jooksul on toimunud, et me oleme Liisuga tublisti tööd teinud, iga päevad on olnud väga töised, suht vähe kodus olnud, siuke raske nädal. Praegult ma täna terve päev magasin, tegin hommikupoole seljapäeva ja polegi mitte midagi muud teinud. Ning ja, juba läheb raskeks, siuke toit on vähe ja väsimus hitib normilt, aga pole midagi, saame hakkama, et davai. Ma lähen pesus ja siis söön ja lähme Liisule järgi. Tšau, näeme varsti. Eesime vahepeal pesus ära, siis paneme karbid kokku. Meil on vaja võtta kaasa, kuna me läheme kohvi jooma, siis meil on veid süüa kaasa võtta. Plus Liisu on ju tööl. Ehk siis me tegelikult nagu ei arvestanud sellega, et me üldse lähme kuskile. Me pidime minema poodi, filmime teie jaoks videot ja siis koju tagasi minema. Aga nüüd me otsustasime, et me läheme jooma kohvi. Ehk siis ma pean Liisule ka kaasa pakkima mingid toidud. Ta juba kirjutas mulle, mis ma pean tegema, aga ei mäleta, ma pean vaatama. Ta lihtsalt ei viitsi ära fokusseerida minu peale. Kuhu ma jäin siis? Liisuga tegelikult suht chill praegult. On hästi palju tööd olnud, nagu ma juba rääkisin video alguses. Ja praegult mul on täitsa 3 siukest päeva, kus ma nagu ei peagi väga mitte midagi tegema. Mingid kliendid, kes mul on, et nendega peab tegelema. Aga justkui tavatööd mul praegult üldse ei ole. Et mina saan täitsa välja hingata, puhata. Homme ma ei plaani üldse mitte midagi teha. Ma monteerin seda videot ja lihtsalt chillin. Sest ma olen juba nii väsinud sellest töötamisest. Mul on kuidagi see suvi läinud, ma pole vist mitte kunagi suvel nii palju tööd teinud, kui see suvi. Üldse viimati ma puhkasin detsembris, eelmise aasta detsembris. Ma pole kordagi puhanud peale seda. Et ma tunnen, kuidas minu keha nagu, ta nõuab puhkust juba. Minu jaoks on puhkus see, kui ma lähen võistlema, nii et praegu peab lihtsalt tegema tööd, kannatama ja nautima seda protsessi, sest ma olen veendunud, et kui sa ei naudi seda, mida sa teed, siis kui sa üldse teed seda. Ma suhtlen hästi paljude inimestega ja üks huvitav fakt on nagu kuulata kõrvalt, kuidas inimesed vahepeal nagu vinguvad liiga palju. Lõpuks hakkad aru saama, et tegelikult su elus on kõik hästi. Need võimalused, mis meil praegult on, et meil on süüa, meil on juua, me saan käia trennis. Tegelikult kõik on hästi. Alati saab paremini, ma isegi ei vaidle. Ja selle nimel peabki tegema tööd. Aga sa ei saa justkui viriseda, et sul on kõik halvasti, sest tegelikult maailmas on nii palju inimesi, kellel nagu on palju sitemini kui sul. Ja see on nagu kindel. Aga lihtsalt inimesed ei väärtusta seda üldse. Ei väärtusta seda, mis neil juba on. Et sellest on mul nagu väga kahju. Eriti kui ma nagu ise suhtlen nende inimestega kuulan, mida nad räägivad, kuidas nad räägivad, siis ma saan aru, et kurat, tegelikult sul on ju kõik olemas. Kõik on tegelikult hästi. Mida sa vingud? Täna reaalselt, kell on juba 18.20, aga ma täna ärkasin suht vara, tegin samme. Kes mu kallis vanaisad olid siia, nad elavad muidu Ida-Virumaal. Siis ma viisin nad pärast bussi peale, siis nad lähevad Hiiumaale puhkama. See on nagu, tehniliselt ma ei teinud terve päev mitte midagi. Vahepeal magasin, siis olin vanavanematega, viisin nad bussile, magasin uuesti. Käisin trennis, tulin koju, magasin ja nüüd ma juba hakkasin filmima. Ja siis mõtlesin ka, et perse küll, ma pole mitte midagi teinud täna. Aga samas mul on nagu nii savi, sest ma olin nii väsinud lihtsalt. Ma arvan, et kui ma saaks, ma ei teeks 3 päeva mitte midagi. Ma lihtsalt nagu pikutaks voodis ja teeks ainult trenni. Seda ei saa skipida. Trenni ei tohi skipida. See peab mitte midagi muud tegema, trenni pead tegema. See on kuldne reegel. Kraanikausis on sitaks nõusi ka, ma arvan, kui ma kallis Liisu tuleb koju ja ta näeb seda, siis ma saan teda lõuga, nagu otse haaki lihtsalt. Aga pole hullu, see on alles õhtul. Põhimõtteliselt meil tulid heavy plaani muudatused. Just kirjutati, et me ei lähegi mitte kuskile.
ei lähe kohvi jooma, sest mingid plaanid tulid kellegi ette. Et ma ikkagi lähen Liisul järgi, siis me läheme kohe shoppama ja filmime teile. Mul on tegelikult sitaks hea meel selle üle, kuidas inimesed nagu reageerivad ikka veel videote peale, kirjutavad mingeid häid asju mulle Insta DM-i. Et minu jaoks on nagu meeletu tagasiside, mida ma saan teilt. Et see justkui nagu motiveerib mind nii haigelt midagi tegema. Ma teen seda kõike enda jaoks, aga kui ma saan teistel tagasisidet, see nii-öelda annab veel rohkem seda jaksu ja jõudu teha seda. Ja just kui ma saan aru, et ma teen midagi õigesti, mis läheb inimestele korda. Ma juba kaalun soola ka 15 grammi päevas ja enne trenni veel 2 grammi soola, ehk kokku 17 grammi. Kaalun hetkel selle jaoks, et hoida lihtsalt seda veetaset organismis nagu umbes samal joonel. Et ei oleks seda, et ma siin üks päev söön 30 grammi soola, teine päev söön 10 grammi soola ja siis see kaal kõigub selle vee arvelt. Et üritame hoida umbes sihukest sama stabiilselt joont, ehk siis see kaal ka püsib seal samade numbrite juures. Liisu tõi mulle Soomest sellise särgi, mega ilus särk. Aitäh sulle. Ning ja, kuulge, aga ma hakkan sööma ja näeme juba siis, kui ma liigun Liisule järgi. Davai, tšau, head isu teile. Võtsime Liisu peale ja nüüd me liigume poodi. Ja mõtlesin, et me võiks alustada nende küsimustega ka siis, et vastata juba mingi paarile küsimusele. Sa tahad samal sõita või? Ma loen lihtsalt, see ei loe. Ma tegelikult ei ole telefonis nagu, kui ma autoga sõidan. Äkki ma ise loen siis? Ma loen. Küsimus mulle siis, et Liis, kas sa tahaksid asa ära tappa, kui ta cheat meal'i sööb? Tegelikult kas järgmise küsimusega läheb ka hästi kokku, aga no põhimõtteliselt enam sul ei ole, aga sinu prepi alguses siis sa said ikka süüa cheat meal'e alguses 2 korda nädalas. Siis see nägi niimoodi välja, et sa sõid mingi 3 burgerit korraga ja veel friikad ja siis oli sushi veel pühapäeviti. Nagu oligi see, et alguses sushist mul on nagu ju suht nagu suva juba, sest sa sõid seda nagu iga nädal. See on nagu, ma tean, et see on hea, aga nagu, et sa sõid seda purksi, siis ma olin küll nagu mingi no olenes päevast, et kui ikka väga väsinud ja näljane, siis korraks tahaks ka, aga mul oli alati nagu mingi enda toit ja mingi liiter kokat, see oli nagu okei. Kokkuvõttes, jah, vahel ikka. Minule tuli küsimus, et unenipid prepil. Pane silmad kinni mine magama. Maga rohkem. No üldse magada nii palju kui võimalik, et uni on kõige olulisem prepil. Vähendada kofeiini õhtul, et juua ideaalis nagu kofeiinivaba kokasiirot näiteks. Seal on ka päris palju kofeiini. No ja siis enne magama minekut võtta melatoniini ja trüptofani. Kui sa melatoniini ei taha võtta, siis sa võiks võtta lihtsalt trüptofani, et sellest piisab. Või siis võib proovida neid ashwagandhat, magneesiumglütsinaati. Nagu magneesiumglütsinaati või tsitraati soovitaks kõigil võtta õhtuti. Just ei ole mingit vastunäidustust, et see lihtsalt hea nagu unele ja taastumisele. Üldiselt ära ole telefonis enne magaminekut, mine magama enam-vähem samal ajal iga päev. Ja nagu muu peale. Meie lemmik cheat meal ja jook. Lemmik cheat meal või? Ma ütlen, et see ei ole sushi, sest ma söön seda nagu liiga tihti. Ma paneks rohkem mingi käsitöö purksi peale. Nõmmel on üks ülihea, see Monster Pizza. On vist Monster Pizza, mis selle koha nimi on? Seal on sitaks head purksid ja pizzad loomulikult. Et ma sööks seda nagu, see oleks nagu top 1 valik. Top 1. Okay. Ja jook on, ma olen nagu basic, et kokasiire. Jah, nagu kokasiiret saab kogu aeg. Ja jooki jah, ei viitsi nagu cheatida otseselt. No võib-olla siit mingi piimaga kohvi võib-olla jooks. Ma arvan, mul oleks number 1 sushi, sest mulle lihtsalt nii meeldib. See on nagu siuke puhas ja lihtsam võib-olla seedida. Noh, oleneb mida sa sööd muidugi, aga ja siis oleks ka number 2 purks tigav. Ja siis magus, no mulle meeldib magus ka ja siis mul on lihtsalt mingi suur rasvane kaneelirull. Kaneelirull, jah? Nagu hea kaneelirull. Nii, me olemegi jõudnud esimesse poodi. Esimeseks poeks on meil siis Selku. Käime tavaliselt T1, siis siin on Selver Lidl nagu kohe lähedale, pluss on meie kodu kõrval ka. Selverist me ostame alguses ananassi külmutatud ja siis peale seda on meil vaja veel Selkust jooke osta. Siirojooke ja mingid värskad ja asja, sest siin on need suht kõige parema hinnaga. Siin on väiksed pakid ka ja aga me neid ei võta. Võtame sellist ananassi. Ta on 8,39, võtame kohe 4 kilo. Pärast siis me kõik arvutame, et palju,
kass, palju mina nädalas neid asju sööme, et palju meil on siis umbes nagu nädala toidukulu siis. Naine on soodsam olla, et... Naine on soodsam olla. Ma arvan, ma söön 3 korda rohkem valku kui Liisu, nii et pigem on soodsam olla naine. Liisu vaatas seda hinda ja ütles, et see on see suur pudel. Niimoodi nad mind võtavadki. See on tegelikult see väike. Pane 6. Aga nüüd siis me võtame värskat ka. Keegi võiks öelda, kas on võimalik üldse neid loose võita? Autoloose, värske originaal, palun öelge meile, kas on võimalik võita loosis auto või mitte, sest mina sellesse ei usu. Võtame tavalist gaasivett, lauavesi. Siduliga tahad? Jaa, pane 1 plokk. Tegelikult mõttetu on juua mingi maksta mulliveest. Jaa, mõttetu on maksta mulliveest, aga kui mulle meeldib see mullivesi, siis ma joon seda. See 6 pudelit mullivett maksab 3 eurot ja 64 senti, ehk siis see ei ole nii hull, et mul peaks nagu kahju olema sellest. Ei, no korjad. Need on mõlemad soodukaga, nii et... Võta siis kohe mitu, ma arvan. Võtan mitu. Kofeiini kuritarvitamine on mul üks hull. Selgus käidud. Kokku läks meil 74,25. Me läks 75 euri ja me ei ostnud mitte midagi, polnud söödavat peale ananassi. Väga crazy. Jõudsime vahepeal Lidlisse. Lidlist me võtame ainult kana. Ja kui on, siis võtame monsut soodukaga, et mitte midagi muud me siit ei võta. Nii, 3 pakki. 6 pakki kana. 7 kilo kana. Palju? 7 kilo kana. Heavy, 7 kilo kana. Ma arvan, mingi vend sööb kuu aega 7 kilo kana. Aga nüüd, kui Lidlis on käidud, liigume edasi Prismasse. Eks ju, Liisu? Läheme Prismasse. Prisma on parim. Prisma on best. See on Liisu lemmikpood. See on mu lemmikmuuses. Okei, näeme teiega juba Prismas. Millistel võistlustel te sel hooajal võistlete? Ma võin esimesena vastata, et mul on plaan üsna kindel. Alustan siis Nordicuga, siis on FitLab, Eesti meistrivõistlused, seejärel ilmselt Tenerife ja siis hetkel selline plaan. Siis 5 võistlust. No mul on niimoodi, et esimesed võistlused on suht kindlalt Tenerifel 9. oktoobril. Viimased on Portugalis detsembris, 5. detsembril. Kõik, mis vahepeal on, seda ma ei tea. Seda me vaatame jooksvalt ja siis juba otsustame. Küsimus, mida mult eelmine kord ka küsiti, millele ma ei vastanud, on see, et kas soovid tulevikus lapsi saada? See on kuidagi väga populaarne küsimus, aga... Ühe 4-jalgse võiks küll võtta, aga ma ei tea, kas lapsi veel. See on kindel. No, ma arvan kunagi ikka, aga hetkel lähitulevikus ei ole mingit konkreetset plaani. Kas teil on ettevalmistuse osas sarnased vaated või on erimeelsusi? Ma arvan, et pigem meil on samad vaated, sest me ikkagi mõlemad nagu toitume suht lihtsalt. Me ei mõtle välja mingit kuradi einet, mis koosneb 25 koostisosast või mingit siiro, mingi kastmed asjad. Ja... Ikkagi meil on kõik suhteliselt lihtne. Ja võimalikult puhas. Ei mõtle nagu üle, ma arvan, et üldse treening osas ja kardi osas kõik nagu mõtleme samamoodi ja kuidas me planeerime enda päeva. Et meil nagu väga erinevus ei olegi selles. Kas prepil olla on koos kerge või raske? Mis on nagu selle juures kõige lihtsam, mis kõige raskem? Või kuidas on teise kulturistiga koos elada? Ma arvan pigem lihtne. Ma arvan ka, et sa ei pea mitte midagi seletama. Et kui ongi raske päev, siis teine saab aru, et miks, et see ei ole kuidagi, ta ei võta seda isiklikult. Ja nagu vahet ei ole, isegi kui su kaaslane ei ole prepil, ma arvan, et kui te nagu suhtlete normaalselt ja ta nagu arvestate üksteisega, siis ei ole nagu probleemi. Et see ei ole ju su kaaslase süü, et sa valid seda sporti teha, et sul ei ole õigust ennast nagu välja elada teise inimese peal. See on nagu... Saad aru, vaata, mida tunneb teine inimene praegus olukorras, et kui raske tal on ja see nälg, ta ikkagist, mõni inimene nagu ei suuda seda nälga händelida ja siis ta hakkab lihtsalt muutuma tigedaks ja kurjaks, ma ei tea. No nii, me jõudsime omadega Prismasse, saame käru ja nüüd tuleb see kõige suurem osa. Siin me ostame enamus asju, eks ju peremees.
me vahepeal võtsime Liisuga kala, forelli või mis see oli? Jaa, Forell oli soodukaga, võtsime 1,5 kilo seda. Siis võtsime mingit salatit, kohe näitan. See valib siin mune. Mina väga mune üldse ei söö. Mulle meeldib pigem kana süüa. Õnnelikud munad. Õnnelikud munad või? Näita. Millised? Hops. No, vaba pidamine. Õnnelikud kanad. Praegu me siis võtsime Liisule kohupiima. Võtsime seda mandlipiima ka veits. Šokolaadikrõbina ei saa praegu. Need on päris hea alternatiiv. Ma arvan, šokolaadikrõbina on alati parem alternatiiv kui see. Aga praegu on aeg võtta see kõige parem osa, mida ma söön kõige rohkem. Selleks on meil riis. Riisi võtame sitaks. Need 5-kilosed kotid. See maksab 15 eurot 5 kilo. Võtan 3 tükki. Põhimõtteliselt viimane asi, mida meil vaja võtta ongi siis brokolid, mingid muud juurikad külmutatud ja siis on juba koju minna. Käru on ka juba mõnus täis asjane. Nii mõndagi võetud. Liisu möllab seal midagi veel. No nii, mis meil siis Prismas kokku läks? 130 euri. Tegelikult ei ole väga hull, sest me ostsime päris palju asju ka. Boss maksab ja siis liigume edasi. Sõbrad, me siis käisime poes ära. Jah, proovime ruttu teha, sest haige nälg on juba tegelikult. Kõik asjad, mis siin laua peal on, läksid kokku maksma meil 250 eurot. Jep. Pluss miinus sendid või? Jah. Jook asjime suht tegelikult kurb on see, et päris palju raha läks just jookidele, mis nagu isegi ei ole toit. Ja me need asjad joome küll kähkvarra, et see on nagu... Kindlasti. Siin on siis Lidli kana. Alustame siit jah, valgust kõige olulisem. Võtsime 7 kilo kana, mis ongi täpselt meil 2 peale nädala kana. Kana maksis meil kokku 42 eurot. Jah, täpselt nädala aega. Ja täpselt 7 kilo kana. Ehk siis, võib arvatult võib öelda, et kuus umbes 160 eurot läheb lihtsalt. Jah, 160 eurot kana peale, iga kuiselt 2 peale. Ja see on minimaalne, sest tegelikult ma ju söön vahepeal rohkem, kui mul peale trenniga kana on. Siis tegelikult see järgmine on lõhe. Praegu me palju ei ostnud. See oli ilus Viker forell, aga seda oli päris vähe. 1,5 kilo ostsime ainult. Ja lõhe me sööme ka 2 peale nädalas siis 4,5 kilo. 4,5 kilo. 80 eurot. 180 eurot kuus läheb siis lõhe peale ainult. Ja see on ka nagu minimaalne, et tegelikult mina kaalun nagu asju valmis kujul. Liisu kaalub toore kujuleks vahepeal, kui me hoiame kala kauem ahjus, siis ta ju kaalub vähem, sest rohkem vedelikku läheb välja. Ehk siis läheb rohkem vaata. Jah, ehk siis siuke pluss miinus. Valgust veel mina ostsin kohupiima endale lihtsalt, vaatasin kuupäeva järgi, võtsin mingi 6-7 pakki. See on iga päev kohupiima, eks ongi mul täpselt nädala kohupiim siin. Seda ma kokku ei arvutanud, et ma ostan neid ka nii nagu erinevaid. Sest mina ostsin endale riisi. Me ostsime 15 kilo. Ja siis me vaatasime Liisuga, et tegelikult 15 kilo riisist saab 42 eurot kokku, kõik need. Ja täpselt 15 kilo on meil 2 peale kuuks ajaks. Et mina söön päevas praegu 480 grammi kuival kujul ja Liisu sööb siis 100 grammi kuival kujul päevas. No sul on teised nagu süseskuid. Ja ma söön kartulid ka, et ma riisi ei söö 3 korda. Nädalas läheb meil 10-50 umbes riisi peale. See on päris hea soodne riis. Ja Prismast. Ärge ostke seda, sest me ostame ise. Ja, jätke kõik meile. Siis mina võtsin teile kaerahelbeid 2 kilo. Neid ma söön ka iga hommik siuke oleneb päevast, kui palju süsivesikuid nagu jätkub, et 60-70 grammi umbes panen korraga. Ja. Me ostsime külmutatud asju ka. Me ostsime 2 kilo brokolit, see on see Coopi oma mega soodne. Me isegi mäeta palju see maksab. 3 kilo ostsime. 3 kilo, sorry. Ja. Siis ostsime 1,5 kilo ube, sest rohelist me sööme palju. Mina võtsin endale 2 kilo seda kartuli sibula segu. Seda ma söön ka peaaegu iga päev 300 grammi umbes, nii et seda läheb ka mul umbes siin nädala jagu kartulit. Endale ananassi. See on sul ka nagu toitumisplaanis, ehk sa pead seda sööma iga päev, et neid kõiki rohelisi asju, mina nagu trackin, sina ei pea üldse trackima, sa saad põhimõtteliselt jooksvalt lisada nagu tunde järgi nii palju kui saab. Aga ananassi ma söön päevas on mul 300 grammi, aga kuna see on külmutatud, siis see on umbes 350 grammi siuke pluss miinus. Ehk siis nädalas läheb ananassi peale 20 eurot.
iga nädal ainult ananass on 20 € minimum. Siis Coca on sitaks kallis, ta on põhimõtteliselt 2,30 oli pudel, 1,5 liitrit. Me võtsime siin hea 9 liitrit Coca-Colat. Võtsime mõned monsud, ma võtsin endale 6 tükki, Liisu võttis endale 6 nokot. See on mingi uue. Või no ma tegelikult kahtlen, äkki see on sama kollane. See on kindlalt uus. Ei ole näinud sellist pakendit vähemalt. Võtsime mõlemad kohvi endale. Siis viimasel ajal ma olen nagu hakanud just nagu vaimse heaolu nimel rõõmu pärast hakanud jooma mandlipiima kohviga. Sest must tundub nagu seda rohkem, siis ja sellest maitseb paremini. Siis võtsime jääsalatit, spinatit, lihtsalt midagi rohkem närida. See spinat ka väga tervislik. Siis mina võtsin endale veel külmutatud maasikaid ja mustikaid, hea hinnaga rühmas, et söön neid kohupiimadega. Ja see on vist kõik. Aga mul homme riifid ka, nii et selle puhul siis 2 banaani, natuke neid 4 kööbuskeid ja muna võtsin ka endale, et vahepeal ma ikka söön, mulle meeldib keedumuna süüa just niisama, mis ma vahel pudru sisse panen, et muna valget või siis ühe terve muna juurde, kui on rasvu vaja. Võtta kokku seda üldist ostukorvi ja võtta siit välja joogid, mis on üle 50 €. Kindlasti. Ainult joogid. Et tegelikult see ei ole ju nii kallis, sest riisi sa sööd, mina söön seda 6 aega, me 2 ja mina söön nagu väga palju seda, et ma arvan, enamus inimesi ei söö nii palju riisi. Mis siin veel? Ananass ka. Saab osta värsket ananasse, kui sa viitsid lõigata ja meil Eestis on lihtsalt see kohutav, see ei ole üldse maitsev. Kvaliteet on halb. Et selle pealt saad säästa nagu väga palju raha. Kana sammuti, et ma söön nagu hästi palju valku. Enamus inimesi ei söö nii palju valku. Jah, aga mul on toiduplaanis nii, et ma teen seda, mida mulle öeldakse. Just. Tervislik toitumine, eriti kui sa ei pea mingit jooke endale ostma. Jooke endale, siis see on kogu aeg. Põhimõtteliselt ongi nii, et see ostukorv kokku siin 250 € ja ma võin ausalt öelda, et riisi ei pea enam ostma, jooke niikuinii me ostame, aga mitte nii palju võib-olla enam. Külmutatud asju ka meil jätkub kindlasti siin vist nädalaks 8 nädalaks umbes. Ehk siis reaalsus on see, et kui sul on, võtame isegi 800 € 2 peale kuuks ajaks ja te sööte mõlemad palju, siis tegelikult jätkub. Isegi võib-olla, saab kindlasti soodsamalt ka. Kindlasti ja, või nagu ma oleks saanud nagu veel nagu kuidagi, et seda jooki ei võta, sest selle soodukaga või kuskile muude poodi minna, aga Ma ei ütleks üldse, et meie nagu toidu pealt säästame väga palju, et me pigem ostame seda, mida me tahame. Jah, mis me tahame, mis on kvaliteetne, mis on meile hea, sest toitumine on nagu väga-väga oluline spordi juures. Iga spordiala juures, aga eriti nagu või üldse tavaelus ka, et sa pigem võiks osta vähe töödeldud asju. Jah, või nagu ma pigem nagu raiskan toidu peale rohkem ja annan enda kehale kvaliteetset kütust, kui see, et ostan enda ka mingid uuemaid riideid. Aga nüüd aeg on süüa. Aeg on süüa. Paneme asjad ära, sööme, vastame veel natuke küsimustele ja siis... Jah, et näeme juba siis, kui me hakkame küsimustele vastama. David, tšau. No nii, järgmised küsimused. Kas plaanid teha koos fotosessiooni? No plaan oli ju. No palun pakkumisi headel fotograafidelt, kes tahaks teha meist pilte. Kindlasti võiks teha midagi. Plaan oli ju. Äge oleks, eriti kui mõlemad on nagu võistlusvormis võib-olla. Liis, kas Asa hingab kõvasti? Jaa. Enam ei hinga. Nüüd on parem juba, aga ütleme nii, et peak pulgis, peak prime vormis olid siis ikka jah. See oli suht raske. Ta ei norska nii palju. Jaa. See on hea. Kas te olete teineteist kunagi salaja midagi nosimas näinud? Ma küll ei ole. Miks sa cheatid dieeti nagu, mis selle point on nagu mis? Kummal on rohkem kardiot? No selle au ma annan sulle, sa oled võitja, mul on hästi vähe. Kas Asa on puhtuse friik? Ei ütleks. Kui ma hakkan koristama? Sa oled nagu jah, et kui sa juba alustad, siis sa teed kõik. Aga kui ma ei alusta, siis ma ei alusta. Jah, ma arvan, me kumbki meestele puhtuse friik, et meil meeldib, kui on korras. Aga samas nagu, kui sa töötadki nagu nädala sees palju, siis on nagu aru saada ka, et sa ei jõua jooksvalt nagu kõike nagu. Kummal on suurem beats? Minul! Las Liisu võidab, sest järgmine küsimus on selline, kus me saame teada, kui suur on kellegi beats.
palju on käe ümbermõõt? see on mõju nii. No vaatame. Too siia. Las me tuleme pingutama ka nüüd. Peab pingutama. Okei. 30. Täpselt 30. No nii, kas sa paned 10-ga üle või? 42,5. Isegi 43, vaata. Mitu tatuud mul on ja kas sellega on mingi huvitav story? Mul on neid 10 tükki. 10 tükki. Ja mitte ühegi pole nagu mingid väga huvitav story. Ei olegi purjus praegu ühtki tatueeringut teinud. On küll üks. Milline? Selle tataka, kui ma kunagi pidu panin, ma tegin selle Beach Grindil asa, millel OnlyFans. Link. Kõik ootame seda. Palun. See on olemas. Tuhar lihtsalt. See on olemas, ma pole releasinud seda lihtsalt. Jaa, content on olemas. Ma iga päev aitan seda luua. Tarvitate nikotiini? Ei. Aga mõlemad oleme tarvitanud. Mul saab Ma tegelikult... tegin 2 aastat vist 17 kuni mingi 20 vist umbes sellises vahemikus tegin. Mul saab oktoobris nüüd see, kui ma pole aasta aega nikotiini teinud. Ei, mitte oktoobri, jah. Jah, oktoobri lõpus. 7 aastat ja siis... 7 aastat vist päeva pealt jätsin maha, sest ma ei viitsinud. Nii tubli. Ja ma jätsin maha niimoodi, et see oli prepil. Enne viimased võistlusi, kus nii-öelda see aitab nalga. Või on siuke nagu asendus tegevus. Aga see on rohkem su peas kinni ja ma lihtsalt otsustasin, et ma ei tee rohkem ja ma ei teinud. Kas tarvitate alkoholi? Ma ei tarvita enam üldse. Ma kunagi olin siuke väga nagu peolembeline, aga nüüd on juba üle 1,5 aasta. No isegi rohkem, kui ma pole isegi üldse alkoholi olnud, mitte midagi. Mul saab kohe 3 aastat täitsa kaine. Miks hakkasite tegelema just sellise spordialaga ja mida te üritate sellega saavutada? Ma võin sarkastiliselt vastata. Jah. Mul on toitumise ja tähelepanu vajadus. Kas sa kahetsed mingeid valikuid tegusid, mida sa oled oma elus teinud? Aus vastus on, et ei, aga ma ei teeks neid uuesti. Aga nagu ma ei kahetse, et ma olen midagi teinud. Sest et kõik vead on viinud mind siia, kus on praegu olema. Iga kogemus nagu ei anna midagi juurde või teeb paremaks inimeseks. Muidugi kahetsed asju, mis on nagu võib-olla teistele nagu halvasti teinud, aga jällegi see nagu ka nende teekonna osa, et kunagi ei tea, et äkki kui seda poleks olnud, see oleks midagi veel olevat. Kuidas kohtusite, kaua koos olete olnud? Meil saab augustis täpselt 5 aastat, 27. august. Ja me kohtusime jõusaalis siis või? Ma ei tea. Kuidas erineb praegune prep eelmistest? Mul on rohkem seda fookust, mul on nagu full on, mul on see eesmärk ja nagu... No sul on 4. prep juba. No kui nii võtta ja... No esimest olid siukest, ma nagu ei saanud väga aru, mida ma teen ja nagu... Ma ei tea, ma neid väga ei loe. Et ma ütleks, et mu eelmine prep oli siuke sitaks ja praegune, et ma tean, mida ma teen, ma tean, miks ma teen. Ja mul on siuke nagu tunnelvisioon, et ma lihtsalt liigun nagu eesmärgi suunas, et midagi nagu ei seganud. Ma ütleks, et nagu teostuses või nagu selles ja tahtmises ei ole suurt erinevust, et lihtsalt natuke küpsem, natuke targem. Kõige vastikum harjutus jõusaalis, kui peaksid valima ainult ühe harjutus jõusaalis elu lõpuni. Ma tean kindlasti see, mida ma teeks elu lõpuni, oleks, ma arvan, lõuatõmbed. Ma mõtlesin, et see on praegu harjutus, mida ma kõige rohkem vihkan, sest ma teen neid nii palju. Ja lihtsalt võtta lõuatõmbed ja treenivad nagu su selga, mida on näha, käsi treenivad, saad seda erinevate pidi teha. See on vist vahetused igal pool teha. Ja, täpselt. Aga ma vihkan kõige rohkem. See on mingi loll ääres, kõhulihast ja midagi sellist. Tüütu nagu mõtetu on ju. Ja, see lihtsalt, jah. Tahad skipida, aga mõtle, mis mul nagu lemmik on. Mul meeldivad jalaharjutused ja ma arvan, mingi ühe harjutus. Mis toite bodybuilderid süüa ei tohiks? No ma arvan, et sa võid süüa absoluutselt kõike, mida sa tahad, aga olemis kogustus sööd seda. Nagu ükski toit ei ole täiesti sitt. Kui mitte võtta mingi vegan paska lihtsalt. Ma olin kunagi vegan. Teie kategoorias on silma jäänud mõni tugeva muust tulnud, keda peate enda suurimateks konkurentideks. Aus vastus on, mul on suurt pohvi, kes võistlevad, sest ma väga jälgin seda, ma jälgin üldse Eesti poisse. Mind väga see ei huvita. Ma ka niimoodi ei vaata, et kes minuga nagu samas kategoorias see võistlus on või kes veel. Et mul on hea meel, kui teil tuleb nagu uusi bodivõistlejaid, sest neid on nii vähe Eestis. Et Eesti võistlejad ma ikka tean, aga ma niimoodi nagu ei võrdle või vaata nagu võrreldes endaga. Võrdle ennast kunagi teistega, mitte kunagi. Eriti sotsiaalmeedias, see on täiesti täpselt kõik näitavad oma parimat külge.
Tänase päeva viimane küsimus. Kuidas tulete toime kaalumuutusega pärast võistlusi? See on hea küsimus. Kas body dysmorphia olnud teie jaoks probleem? Kui on võistlus läbi, mul on tavaliselt nädal aega, kui ma üldse ei tracki mitte midagi, söön mida tahan, siis mul on kohe plaanil tagasi. Mul on kohe miil plaan jälle ja kõik asi läheb edasi. Ja mõtlen, mul on nagu isegi võib-olla meeldib see, et ma võtan kirjast 10 kilo juurde, pool sellest on loomulikult vesi, aga ma tunnen hästi, mul on sitaks jõudu, pamp on hea ja nagu, mul on jumala ok sellega, et ma ei hakka üle mõtlema, et nüüd ma olen paks ja et enam mul ei ole mingi kõhulihas, et nii suva sellest, sest ma tean, et ma pean võtma juurde lihast ja nagu, vahet ei ole, see on uus eesmärk juba. No ma arvan ikka nagu näha seda vormi muutumas on ikka raske ja kuna see nagu, minul vähemalt ma nagu kuidagi seostan ennast selle nagu vormiga võib-olla rohkem või see nagu nii pika aja jooksul saavutatud, nii mitu kuud tööd ja siis hästi kiiresti see kaob ja siis see on nagu... No see ei kao, kui me kontrollime söömist. Jaa, ma tean. No see ka, aga ikka nagu sai lavavormi. Ei lavavormi. Okei, aga body dysmorphia. Ma arvan, body dysmorphia on kogu aeg mul. See ei pea olema peale võistlusi. Jah, see on nagu, nüüd ma olen liiga väike, liiga suur, liiga mingi ebaproportsioon on halb, et alati on see. Ja teed trenni vaatad, et täiesti perses mitte midagi ei ole. Isegi nagu trenni ajal pampi poole 0. Järgmine päev tuled juuksi, teed trenni vaatad, kui põitse võiks Mr. Olympiaks saada kunagi. Et nagu see kõik on päevast lihtsalt. Aitäh, et te vaastate seda videot. Meil on juba kell saanud 22.30, et me tegelikult võiks juba magama minna. Nii et loodan, teile meeldis, vastasime küsimustele, näitasime, mida me sööme, mida me ostame, kui palju see maksab. Bye, tšau, näeme järgmises videos.